Tere taas teisele ekraanile, jätkame hoogsalt tarbijakaitse teemadel. Kõik vaatajad, kellel on olnud probleeme erinevate toodetega, kes on pidanud pöörduma tarbijakaitsesse, siis võite ka oma situatsioonidest meile kirjutada. Kindlasti rõõmuga vastame neile ja kirjutada võite stuudio@teineekraan.ee. Ja Tiina Keilast soovib Hanna teie käest teada, et nimelt kirjutab ta. Olen valinud enda jaoks juba elektripaketi välja. Kas mul on võimalus pakett katkestada ka poole pealt? No see tähendab seda, et poole kuu pealt ilmselt on inimene mõelnud. Jah, tegelikult päris poole kuu pealt ikkagi ei saa. Et tuleb arvestada seda, et üldjuhul tuleb 30 päeva ette teatada lepingu lõpetamise soovis siis sellele ettevõtjale, kellega on leping sõlmitud, ja siis tuleb arvestada seda, et vähemalt 21 päeva on see periood siis, millal ennem tuleks siis avaldada tahet või uus tahteavaldus peaks olema siis tehtud uue ettevõtja juures, et päris poole kuu pealt kohe vahetada ei saa teatud protseduuri reeglid, aga kui on sõlmitud tõepoolest kas siis börsipakett või isegi kui on sõlmitud nii-öelda fikseeritud hinnaga teatud tähtajaline pakett, siis igal juhul on võimalik seda muuta. Tuleb ainult ära lõpetada leping ja siis uue juurde pöörduda. Nii et Tiina, oodake veel natukene, et ärge siis poole pealt nüüd tõtake seda paketti muutma. Aga millised on kõige sellised võib-olla humoorikamad pöördumised teie poole, et kui teil on hästi palju pöördumised, siis seal kindlasti on seas ka selliseid, mida võib-olla ei saagi väga tõsiselt võtta, et mis ongi naljakad? No ütleme tegelikult, et sellised kurioossed pöördumised on pigem ikkagi üksikud, et need ei ole sellised, et mis on massilised ja kindlasti nii-öelda nendest kurioossetest pöördumistes tegelikult on inimesel endal ka mingisugune mure olnud. Ma võin rääkida mõnest loost, mis minule on jõudnud, et mis inimesed on minule helistanud. Võib-olla üks selline markantsem näide on see, et mõned aastad tagasi helistas üks meesterahvas, kes hääle järgi võis olla selline 35-aastane, võib-olla natuke siia-sinna poole, ja tal oli mure, et ta oli läinud keemilisse puhastusse oma ülikonnaga ja ta nägi, et keemilise puhastuse klienditeenindaja selja taga oli silt, et teeme ka pisiparandustöid. Ja siis ta mõtles, et tal on ülikonna pükstel, viigipükstel on selline väike suitsuauk, et äkki saaks ka selle korda teha. Ta siis küsis, et kas te saate selle korda teha, et kui te saate, et siis ja korralikult saate, siis tehke, et kui hästi ei tule välja, et siis pigem jätke tegemata. Siis mõned päevad hiljem, kui see tähtaeg saabus, läks ta sinna, sai kätte oma ülikonna ja sinna kohta, kus oli siis see väike suitsuauk, oli kolmnurke helkur riie pandud. Aga ta oli ise väga sellises lõpusas meeleolus ja ta küsis, et mis ta siis nüüd tegema peab. Et see on selline üks... Ja mida teie talle soovitasite? No eks soovitada tegelikult saab ikka seda olenevate tootest ühtemoodi, et tuleb kõigepealt ikkagi üritada see probleem lahendada selle teenindaja või kaupleja juures. Ja kui siis lahendust sellele ei saa, ma tahan eeldada tõepoolest, et kui ikkagi peaks ikka mingisugune mõistlik lahendus tulema sellele, kui helkur on pandud ülikonna viigipükste peale, et siis on loomulikult võimalik ka Tarbijakaitseameti sekkumine, aga kõigepealt tuleb ikkagi üritada see probleem lahendada selle teenindajaga või selle ettevõtjaga, kus on see probleem tekkinud, et võib-olla selline üks... Töötal oli ka hea tuju ja mõtlesid, et teeb nalja, et võib-olla 1. aprill või midagi. Ma ei oska öelda jah, et kust või mille pärast selline mõte tuli, aga see on selline värvikas näide, mis mul on endale väga hästi meelde jäänud ja võib-olla mõni näide veel, et üks meesterahvas mõned aastad tagasi helistas ja rääkis tol hetkel küll minu kolleegiga, aga mu kolleeg jäi natukene hätta, sest ma sain aru, et nendel tekkis juba kerge selline ühelt poolt oli väga tugev surve, et siis ma võtsin selle kõne üle ja mure oli see, et üks meesterahvas, kes oli harjunud tarbima trainoid
siis tema mure oli see, et see enam ei mõju selliselt, nagu ta varasemalt on mõjunud, et ta ei tee nii-öelda purju. Ja selle vestluse käigus vahepeal me jõudsime sinnamaani, siis ta nagu andis mulle tungiva soovituse, et mis ma seal ikka räägin, et kui ma üritasin selgitada, et tegelikult trainoi on ikkagi välispidiseks kasutamiseks mõeldud, mitte seespidiseks, et ta siis tungivalt ikkagi soovitas, et ma läheksin sinna kohale, et ma ikka ise tuleksin, prooviksin, et siis ma ikka teaksin, et millest nagu jutt käib. Et sellised juhused on, et neid näiteid iseenesest on veel, et